Kronimet on vanametalli ringmajandusettevõte. Kronimeti nimi tuleb kroom ja nikli metallide nimetustest. Eestis me alustasime oma tegevust aastal 2000. Algul alustasime väikesest Jõgeva linnast musta ja värvilise vanametalli kogumisega. Aastate jooksul oleme siis laienenud nii Eestis kui väljapoole Eestit. Lisaks metallidele oleme me juba pikki aastaid kogunud ja ümbertöötlusesse saatnud nii vanapaberit kui ka erinevaid plastikujäätmeid. Me veedame oma elust väga suure osa tööl. Minu enda jaoks on oluline, et ma ise ennast siin hästi tunnen. Ja ma tahan, et iga meie töötaja, kes meie juurde tuleb, tunneb ennast kuidagi väärtustatuna ja et ta teab, et miks ta seda tööd teeb. Ja kuna me oleme ise nagu väikse perena seda alustanud, siis iga töötaja, kes on lisandunud, mul on tunne, et ta ongi nagu üks osa nagu meie sellest laiendatud perekonnast. Et me oleme andnud juba oluliselt varem kui koroona ajal paljudele töötajatele võimaluse töötada kodust, olla paindlik nii-öelda tööajas. Selle 23 aasta jooksul on meie ettevõttesse sündinud väga palju lapsi. Täna isegi võib-olla kokku rohkem kui meie töötajaid. Ja see on see väärtus, kellele me seda nagu ettevõtlust loome ja mina arvan, et oluline on nagu iga päev mõelda nende laste ja perede peale. Ja kui me teeme mingeid ühisüritusi, siis me alati teeme neid ikkagi koos perega. Teine võib-olla hästi oluline aspekt, mida ma ise hindan, väga paljud töötajad, kes lõpuks on jäänud nagu pikkadeks aastateks. Et kui mõelda tänapäeva kuidagi tööelu peale, siis on ikkagi nii, et iga 2-3 aasta tagant otsitakse uusi töökohti. Aga meil on inimesi, kes on töötanud meil 15-20 aastat ja endiselt mulle tundub, et on päris rõõmsad siin meiega nii-öelda seda ühist asja ajada. Et töötajale võib-olla seda tööelu natuke lihtsamaks teha, siis me oleme välja mõelnud sellise töötajate hüvede paketi, kuhu kuulub siis tervisekindlustus. Meil on ka selline eraldi välja töötatud tööõnnetus või surmakindlustus, mis siis läheks perekonnale. Meil on sporditoetuse võimalus. Samuti me tähistame, ma ei tea, laevade laadimisi, tortide või heade ja parematega. Samuti me proovime pakkuda seda nii-öelda paindlikku tööaega. Samuti erinevaid ühisüritusi ja viimastel aastatel ma ise loodan, et iga töötaja järjest rohkem läbi ettevõtte leiab endale ka koolitusi, mis tema isiklikuks arenguks on olulised ja aitavad kaasa ka nii-öelda ettevõtte strateegiliste eesmärkide täitmisele. Ma ise olen väga hariduse usku ja ka Eesti riigi usku ja seetõttu me oleme võimaldanud oma töötajatele nii õppimas käimist kui ka kaitseväe õppustele minekut. Kuigi meilt ei ole väga palju töötajaid kutsutud, siis kõik, kes on kutsutud, nendele me garanteerime täispalga selle õppuse ajal. Palk ei ole ainuke nagu motivaator, et kõikidele muudele nagu rahalistele toetustele üks asi, mis minu enda jaoks on kõige olulisem, on see, et kui see töötaja siin töötab, siis tal tekiks selline omanikutunne. Ja et seda omanikutunnet veelgi suurendada, selleks me lõime nii-öelda süsteemi, kus aasta lõpus ettevõtte kasumit siis nii-öelda töötajaskonnaga jagada. Kronimetis me kaasame võimalikult laia töötajaskonda selleks, et oma otsuseid ellu viia ja uusi nii-öelda eesmärke püstitada. Ja ma arvan, et see kaasatuse tunne tekitab ka sellist omanikutunnet. Iga inimene, kes tahab läbi ringmajandusettevõtte oma visiooni ellu viia ja tulevikus järgmistele põlvkondadele puhtamat keskkonna luua, siis kõik on Kronimeti teretulnud.